pesid juukseid, aga nad tunduvad mustemad kui enne pesema hakkamist. Vahel võib tõesti juhtuda nii ja enamasti on põhjus selles, et see šampoon on sinu juuksele liiga raske, liiga toitev ja liiga niisutav. Ja seda võib juhtuda nüüd eriti suvele vastu minnes, kui peanahk tahab kergemaid tooteid. See on sarnane nagu sinu näonahk. Kui talvisel ajal kasutad selliseid hästi toitvaid ja niisutavaid näokreeme, siis suvisel ajal vahetad nad ju kergemate vastu, sest nahk ei taha enam nii toitvaid. Sama juhtub ka peanahaga. Peanahk ei taha samuti enam nii toitvaid, nii et nüüd on õige aeg vahetada oma šampoon pisut kergema koostisega vastu. Ja suvisel ajal on eriti toredad läiget, kohevust andvad šampoonid, mis annavad siis juustele sellist lopsakust, täidlust, et nad siis saaksid päikese käes mõnusalt särada. On ka paar korda mõned inimesed kirjutanud, et näiteks kasutasid lalga šampooni ja see jättis juuksed hullemaks, kui nad enne olid. Lalga šampoon on nii toitev ja nii niisutav, et sa pead tõesti väga hoolikalt enne toote valimist vaatama, mille sa võtad. Ja eriti toitev ja niisutav on Siiveti šampoon, samamoodi CPR, paksemale ja sellisele tugevamale juuksele mõeldud šampoon. Kui sul on õhuke juus, ära siis neid võta, sest tõesti nad on nii kontsentreeritud ja toitva koostisega, et nad võivad jätta su juuksed võib-olla mitte päris selliseks, nagu sa tahtsid. Sina võiksid proovida lalga Sealight šampooni ja muidugi Remilia Green Goddess, hästi hea ja kerge koostisega, jätab juuksed imeliselt lõhnavaks ja siidiseks. Ja muidugi Biacre šampoonid, eriti hea suvisel ajal hyaluroonhappega šampoon, volüümi šampoon ja muidugi Shine kogusari, mis sisaldab linaseemneõli ja on just loodud selliseks loomuliku läike saavutamiseks šampooni, maski, erinevate viimistlustoodetega. Nii et vahel juhtub, et valid oma juustele ebasobiva šampooni, aga midagi pole katki. Vaheta šampooni, jäta siis see tugevam ja toitvam talviseks ajaks, siis suvisel ajal kasuta selliseid kergemaid.